Me kõik teame, kui kallis on auto parkimine Tallinna kesklinnas. Kui sa pargid auto siia, me ütleme 8 tunniks, siis ei ole asi veel väga hull. Aga need, kes peavad auto jätma kesklinna terveks päevaks, ütleme 7-8 tunniks, siis on asi juba naljast kaugel. Teine väga suur probleem on liiklushummikud. Kes elavad linna ääres ja peavad jõudma kesklinna tööle, siis tuleb mõnikord Tallinnas tööle jõudmiseks istuda autoroolis 1 kuni 2 tundi. Kolmas probleem on saastunud õhk. Suurem osa õhusaastest tekitatakse siin mootorsõidukite liiklusega. Tallinna liitumisel Euroopa Komisjoni algatusega Linnapeade pakt on võetud kohustus ühepoolselt vähendada CO2 heitkoguseid 2012. aastaks 20%. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb mõjutada elanikkonda loobuma linna sees liikumisel erasõidukite kasutamisest ning kasutama valdavalt ühissõidukeid. Kõik maailma linnad ju tegelevad tegelikult selle probleemiga, et vähendada sõidukeid kesklinnas või linna südames. Et mida vähem seal sõidukeid on, seda mugavam on inimesel seal olla. Ja see tähendab seda, et tuleb arendada ühistransporti, sest inimesed ikkagi oma liikumisvajaduse peavad saama täidetud. Viimaste aastate liiklusloenduse analüüs on näidanud, et aasta keskmine ööpäevase liiklussageduse muutus on Tallinna kesklinna piiril jätkuvas tõusutrendis. See omakorda avaldab negatiivset mõju elukeskkonnale, tekitades müra, vibratsiooni, CO2 heiteid ja ummikutest tekkivat liiklejate ajakulu ja nii edasi. Ühesõnaga, Tallinn on väga autostunud linn ja asi on naljast kaugel. Aga asi on tegelikult naljast kaugel kogu maailmas. Suured linnad on lahendanud paljud need probleemid sellega, et on ehitanud linna metroo. Aga kui Tallinnal nii palju raha ei ole, on väga hea lahendus praegu ka tasuta ühistransport. See toob eeldatavalt suure hulga inimesi, kes täna kasutavad oma isiklikku sõiduautot liikumaks punktist A punkti B ühistranspordi kasutajate ringi ning see omakorda vähendab kindlasti Tallinnas õhku paiskuvat CO2 hulka, mis omakorda aitab jõuda lähemale Euroopa erinevate direktiividega sätestatud CO piiramise normile. Nii et selles mõttes on ta kindlasti hea. Samas ta vähendab ka tipptundidel liiklusummikuid, vähendab tänavate kulumisastet. Nii et ma usun, et siin on palju plusse selle asja juures. Ka mujal arenenud maades ja mitmel pool on ju kas siis osaliselt või teatud liinidel tehtud ju ühistransport mitmetes linnades, eriti kesklinnas just nimelt ikkagi tasuta. Paljuski sellepärast, et see tasuline osa ei tasu enam ära, kui nii võiks öelda. Me oleme jõudnud sinnamaale, kus igal pool maailmas hakkab see just nimelt toetuse osa kasvama ja tänasel päeval ju Tallinnas näiteks neil on kusagil 65% juba peaaegu ühistranspordi kuludest me ju maksame eelarvest, me ei saa seda piletirahadest. Ligi 70% ühistranspordi kasutajatest Tallinnas kasutab vähesel maal või suuremal määral sõidusoodustusi. Et nüüd tehakse selline radikaalne ettepanek, et tasuta ühistransport tallinlastele, et see kindlasti kombib nüüd mingisuguseid piire. Euroopa Liidus on maailma üks paremaid ühistransporte, et teistes piirkondades see alles areneb, et Euroopa näitab siin eeskuju ja ma ütleks, et Tallinn näitab siin tõesti uut suunda ühistranspordi arendamisel, ehk siis tasuta ühistransporti linlastele, see on tõsine väljakutse. Ja tegelikult on kogu maailmas populaarsust kogumas uus trend, milleks on tasuta ühistransport. Just seda peetakse tänapäeval suurimaks päästerõngaks, mis need probleemid lahendab. freepublictransport.com andmetel on maailmas umbes 150 linna, kus ühistransport on siis kas osaliselt või täielikult juba praegu tasuta. Kiruna, Mariehamn, Avesta ja teised linnad Rootsis, samuti näiteks Suurbritannias Bradford, Sheffield, Rotterdam, Cardiff ja ligi 10 linna Prantsusmaal. Igal pool on siis kas osaliselt või täielikult ühistransport tasuta. See on uus trend Euroopas, mis aasta-aastalt üha rohkem populaarsust kogub.
Lisaks Tallinnale käib muide mitmel pool Euroopas väga suur kampaania tasuta ühistranspordi rakendamiseks. Üks suuremaid kampaaniaid on sel aastal aset leidnud Belgia pealinnas Brüsselis. Kes jaanuaris Brüsselisse sattusid, võisid leida sealt selliseid rohelisi kleebiseid. Kampaania Free Public Transports in Brussels alustas oma tegevust siis selliselt, et pandi neid reklaamkleebiseid piletiautomaatide peale ja tipptunni ajal paigaldas terve grupp inimesi neid kleebiseid ka trammide ustele. Lisaks Tallinnale käivis päris mitmel pool Euroopas suur reklaamikampaania tasuta ühistranspordi rakendamiseks ja üks suurimaid käib siis siin Euroopa Liidu pealinnas Brüsselis ja see kampaania pealkirjaga Free Public Transportation in Brussels 2012 näeb välja siis selline, et tipptunni ajal paigaldas terve grupp inimesi kleebiseid trammide uste peale, pandi vastavasisulisi reklaamkleebiseid piletiautomaatide peale. Need kleebised nägid välja siis sellised rohelist värvi, peale oli kirjutatud, et press here for free transport in 2012 ja kui sa nupu peale vajutasid, siis olidki sisuliselt andnud nagu oma poolehoiu sellele projektile. Nii et kui Tallinn seda ära ei tee, siis tegelikult tõenäoliselt Brüssel jõuab lihtsalt meid ette. Tänase seisuga on Brüsselis koguni 19 trammiliini. Trammiliinide pikkus on umbes 133 kilomeetrit, millest 12,1 kilomeetrit on tunnelis ning Brüsseli metroos on kokku 7 liini 68 peatusega. Aga nagu te näete, siis ega metroo ei ole tegelikult seda leevendust väga palju siia toonud siia Brüsseli linna ja sellepärast ka siin endiselt käivad kampaaniad tasuta ühistranspordi teemadel. Seega pole ka Tallinnal mõtet metrood rajada, see oleks liiga kulukas ja palju mõttekam on praegusel hetkel just nimelt tasuta ühistransport. Muide, kui Isamaa ja Res Publica Liit Tartus koalitsiooni läks, siis Isamaa ja Res Publica Liidu Tartu piirkonna juht Peeter Laurson ütles sellise lause, et just Hasselti linn on vaja tuua eeskujuks, et Tartus lahendada erinevad probleemid seoses autoummikut ja nii edasi. Ka Tallinnas mitmed poliitikud on just nimelt Hasselti linna näiteks toonud, nii et mis muud, kui lähme siis sõidame sinna Belgia väikelinna Hasseltisse ja vaatame, mis seal nii erilist on. Aga tõepoolest, maailma üks parimaid näiteid on kahtlemata Belgia pisike väikelinn Hasselt. Hasselt kehtestas tasuta bussisõidu ning linn tegi ühe osa liiklusest ainult jalgratastele, jalakäijatele ja tasuta busside jaoks. See algatus oli niivõrd edukas, et meelitas Hasseltisse ka palju uusi ärisid. Pisikene Hasselti linn Belgias on üks parimaid näiteid tasuta ühistranspordi rakendamisest. Siin linnas elab 75 000 inimest ja ühistransport on tasuta nii linna elanikele, turistidele, ühesõnaga kõigile. Kuigi Hasselti linnas on ühistransport kõigile tasuta, siis teavad inimesed seda, et ega ta ju tegelikult kokkuvõttes tasuta ei ole juba ainuüksi sellepärast, et erinevate maksudega maksavad nad selle ikkagi kinni. Aga vähemasti 15 aastat ei ole juba siin Hasselti linnas pidanud ostma seda pisikest piletit. Before Hasselt was for the cars. No, Hasselt is for the walkers, the bikers. There is new place created for the bikers. You see, I'm also with the bike here. Because there are less parkings. The parkings are around the city, no more in the city. There are all our parkings, but not through these buses. There are less cars in the city, so the city is no more for the cars, but it's for recreation, for walking, for biking and so. That's the great difference.
Lisaks tasuta ühistranspordile muidugi soovitavad Hasselti linna elanikud mõelda hoolega ka selle peale, et investeerida kergliiklusteedesse, sellepärast et siin Hasseltis on küll tehtud suurepärase valik, prioriteedid on sõna otseses mõttes paigas, sellepärast et kõigepealt tuleb jalgrattatee, siis tulevad bussitee ja alles siis tuleb autode rada. Nagu Eesti linnades öeldakse tihtipeale, et jalgrattaga liikulemine on lausa eluohtlik. Näiteks üks tuntud Belgia jalgrattaekspert väisas Tallinna ja Tartut ja ütles, et mõnedes kohtades on jalgrattaga liikumine eluohtlik. Sest siin Belgias näiteks on jalgrattaga liikumine niivõrd hästi välja arendatud, et filosofeeritakse siin lausa teemal, et jalgrattaga sõit ongi üks osa ühistranspordist. Kui 1996. aastal kasutas Hasselti linnas ühistransporti 360 000 inimest, siis aasta hiljem, kui oli rakendatud juba tasuta ühistransport, siis 1997. aastal kasutas 1,5 miljonit inimest bussisõitu. Kasv kolossaalne. 10 aastat hiljem, aastal 2006, kasutas aga Hasselti linnas tasuta bussisõitu juba 4,6 miljonit inimest. It's enormous. Hasselt developed enormous. We had a lot of more inhabitants in Hasselt, more economic users, more visitors to Hasselt. We are the fourth shopping city of Belgium. It grew enormous. Tasuta ühistranspordi algatus on olnud Hasselti linna jaoks niivõrd edukas, et see on meelitanud siia linna väga paljusid ärisid ja ettevõtjad on avastanud selle positiivsed küljed. And we have 73,000 people that are living in Hasselt, and we have 45,000 students that are coming to Hasselt every day. And we needed a new invention for our mobility problem, and the free bus system really is a good thing for us, because every year we have more than 4 million people that are using the free public transport. And if we wouldn't have the free bus, we would have a big problem in our roads in Hasselt. I think if it's for free, it's better, because you don't have to need a ticket. Don't need a ticket. You don't have to pay. You can just hop on the bus and go further. So it's easy. Kui midagi on kuskil tasuta, siis inimesed hakkavad tavaliselt seda proportsionaalselt võib-olla natuke liiga palju kasutama ja see ongi võib-olla ainukeseks väikseks tõrvatilgaks selles meepotis, et nii ka siin Hasseltis, et tipptunnil võib juhtuda nii, et tõepoolest buss ongi puupüsti rahvast täis. In times when you have to pay a lot of money by using your car, it's a very good decision by choosing the free public transport. We have it in Hasselt for more than almost 15 years. We had 70,000 people that were using the bus before it was for free, and now we have more than 4 million people. And what's also very important, a lot of countries are coming to Hasselt to visit Hasselt, and that's a very good touristic promotion for the city. And we see that like every month there are people coming here to visit Hasselt, to see the free buses, and that's really an advantage for the city. Nagu näha, siis tegelikult Hasselti linnas on väga palju taksosid, aga kuna ühistransport on tasuta, siis ega keegi neid taksosid eriti ei kasuta. Aga väidavad muidugi taksojuhid, et ühistransport ikkagi nende põhikonkurent ei ole, sellepärast et takso saab ikkagi igale poole parkida, ühistransport ainult teatud peatustes. Nii et Tallinna linnas ka, et kui ühistransport on tasuta, siis taksodele see ei tohiks olla konkurent. But depends where people want to go. Because some people even prefer to walk instead of taking a free bus. So really depends on the people. Yeah, but for the people it's good. I mean, yeah, I don't have any complaints about it. Ma ei ole mitte kuskil riigis kunagi varem kohanud sellist asja, et inimesed seisavad siin bussijaamas ja need õiskavad ja rõkkavad rõõmust, et buss tuli, lõpuks ometi buss tuli. No võt, ühistransport võib olla ka tegelikult tõepoolest väga hea, hüve ja mõnus asi.
Niisiis võisime veenduda, et tasuta ühistransport on tulevik ja Tallinnal on hea aeg see asi praegu ära teha. Sest olukorras, kus ühistranspordi dotatsioon linna eelarvest on juba kasvanud üle 60%, tuleks hoolega kaaluda, kas nii on majanduslikult ikka mõttekas jätkata või on otstarbekam minna üle tasuta ühistranspordile. Maailmas on ikkagi selliseid näiteid ka ja kui võib öelda, et siis tegelikult mis see kohaliku omavalitsuse ülesanne on, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on võimalikult efektiivset teenust pakkuda enda territooriumil elavale kodanikule ja Euroopa Liidu kohaliku omavalitsuse harta ju sätestab ka kohaliku omavalitsuse sotsiaalse efektiivsuse mõiste ja ma usun, et see idee oleks kindlasti sotsiaalselt väga efektiivne. Nüüd mõned kindlasti televaatajad võivad küsida, et aga teeme mõned liinid tasuta transpordiks, et miks me peame tegema kõike liine. Minu veendumus on jällegi see, et kui siis juba kõik, sest sellisel juhul, kui osa liine jäävad tasuliseks, meil piletihaldus ja kogu see süsteem ja selle süsteemi ülalpidamine tuleb ikkagi kuidagi kinni maksta, aga suur kokkuhoiu koht oleks just nimelt see, et seda kõike poleks tarvis ja munitsipaalpolitsei muudaks oma rolli ühistranspordis, kus ei kontrollita mitte pileteid, vaid kontrollitakse, kas reisijad täidavad reisijate veo eeskirju, et nad ei ilmu sinna räpastena. Ühesõnaga hoiaks puhtust, hoiaks korda. Tasuta ühistransport pole kindlasti ainuke võimalik lahendus nendele probleemidele ja lahendusi on veel. Näiteks Tallinna trammiliikluse maa alla viimist hakati teatavasti kavandama juba 1980. aastatel, kui suuri lubadusi jagav Nõukogude Liit lubas ehitada metroo igasse miljoni linna. Tallinnas polnud miljonit elanikku ja seetõttu palju realistlikumalt kõlas maa-alune tramm, kuid kõik need on väga kulukad projektid. Palju realistlikum ja reaalsem on tasuta ühistransport. Tasuta ühistransport oleks arvatavasti Tallinna linnaelanike jaoks üsna pisikene rahaline kokkuhoid. See oleks väike samm eestlaste jaoks, aga üsna suur samm kogu maailma ühistranspordis. Idee tasuta transport tallinlastele on väga huvitav idee. Tallinna linn on umbes 400 000 elanikuga ja Euroopas puudub selline kogemus tasuta ühistranspordi juurutamisest linnades, kus on üle 100 000 elaniku. Et ma tean, et mõnedes linnades nagu Belgias Hasselbankis, kus on 70 000 elanikku, on seda juurutatud, kuid Euroopa Liidu pealinnades puudub selline kogemus. Ja siiamaani on Euroopa Liidus olnud põhimõte, et kompenseeritakse bussipiletit sedavõrd, et tuleb eelistada ühistransporti autotranspordile, kuid idee, et kasutada nii suures linnas tasuta ühistransporti oma linnastele, see on esmakordne ja on tekitanud väga suure furoori rahvusvahelise ühistranspordiorganisatsioonis UITP. Niisiis tasuta ühistransport teeks Tallinnast ainulaadse pealinna. Mitte üheski teises nii suures linnas, kus elab ligi 400 000 elanikku, pole ühistransport tasuta. Sellel on tegelikult ühiskondlikule elukorraldusele laiem mõju, sellepärast, et kui näiteks ühistransporti saaks kasutada kodanikult tasuta, siis on ta suhteliselt mugav sõitmise viis näiteks 1-2 peatuse või 3 peatuse ulatuses, kus on niisugune lühikesed otsad, aga on näha, et kas tramm või buss parajasti tuleb ja et ma ei lähegi jala, jõuan kiiremini, saan see 2-3 bussipeatust sõidetud. See aga omakorda tähendaks paratamatult seda, et mingil viisil ju väheneb autokasutus. Ma arvan, et tasuta ühistranspordi teemal on väga suured eriarvamused erinevate poliitiliste parteide vahel. Keskerakond pakub välja hetkel tasuta ühistransporti tallinlastele. 2005. aastal sotsid on välja pakkunud tasuta ühistransporti kõigile Tallinnas.
Isamaaliit pakub välja tasuta ühistransporti kooliõpilastele või väga väikese kuutasu eest ja Reformierakond on välja pakkunud ühistranspordiettevõtete erastamist, et osta uut veeremit. Et kõik on nagu erinevate ideedega ja kuna ei ole konsensust ühistranspordi arendamise küsimus, eriti just piletisüsteemi valimisel, siis kasutatakse praegu väga geniaalset lahendust, ehk siis viiakse küsimus rahvahääletusele. Ja kui rahvahääletuse tulemused selguvad, siis on need tulemused siduvad Tallinna linnavalitsusele. Me võiksime minna, ütleme, maailma kui terviku vaatepunktist ikkagi täiesti uuele elukorraldusele ja mõistagi sellise tasuta ühistranspordi korraldamine või juurutamine on ju, ütleme, Tallinna linnal eraldi võttes paljuski keerulisem, kui see oleks näiteks üleriiklik ja hõlmaks mitte ainult linnatransporti, vaid ka maakonnasiseseid bussiliine. See tähendab seda, et siis linnade vahelised kiirliinid, need jääksid siis ärisektori kätte ja need on siis tasulised ja samal ajal maakonnas ääremaadelt maakonna keskusesse sõit oleks inimestel tasuta ja see paratamatult tegelikult teatud mõttes lihtsustaks meie igapäevast elu. Ja arvata võib, et mida aeg edasi, seda suuremaks kujuneb see majanduslik surve, et ühistranspordile kas siis osaliselt või tervikuna üle minna.